Nii, tere hommikust. Nägin eile üle hulga aja ühte huvitavat YouTube'i videot, mida ma olen enne ka mitu korda tegelikult näinud, aga sai üle vaadatud. See oli selline lihtne populaarteaduslik kirjeldus ühest huvitavast teemast, mida lahkas omal ajal Aquino Thomas. Üritan selle kuidagi väga ruttu kokku võtta. Põhimõtteliselt igal inimesel on 4 sellist, ütleme, iidolit, mida ta tahab väga kummardada, aga mille kummardamine toob kaasa teatavaid valulikke probleeme. Ja need 4 iidolit on siis võim, raha, naudingud ja au. Ja au all mõeldakse sellist prestiiži ja tunnustust. Väike armas koeraga hakkas selle praegu haukuma, aga ma lähen tast mööda ja ta ei tee mulle midagi. Ja kuidas aru saada, kuidas need 4 iidolit toimivad niimoodi, et erinevatel inimestel erinevat moodi. Et ühel on üks tugevam, teisel on teine tugevam ja üks on alati domineeriv. Ja igal inimestel on see erinev, see domineerib, see iidol. Ja kuidas ma aru saan, milline iidol mul kõige siis selline tugevam on eliminatsiooni meetod. Et tuleb hakata maha võtma neid, mis ei ole elus olulised kõigepealt ja järjekorras. Ja see harjutus käib niimoodi, et see, kui millegi maha võtan, siis ei tähenda, et ma lähen nulli selle asjaga. Et umbes nii, ma võtan raha maha ja siis ma elan silla all pärast. Ei, et see maha võtmine tähendab seda, et ma olen selline harju keskmine. Nii, aga ma hakkasin enda puhul mõtlema, et mis järjekord mul siis tuleb. Et mis on siis see mu Achilleuse kand lõpuks, Siis kõige vähem oluline on võim minu jaoks. Et mind ei huvita teistele öelda, kuidas nad oma elu peavad elama. Ma olen väga halb, kui ma olen mõnikord olnud selliste väikeste ülemuste kohtadel. Enamust õnneks ei ole väga olnud elus, aga mõnikord on tulnud olla, et ma pean kedagi natuke kamandama või midagi sellist, siis see ei ole kunagi väga hästi välja kukkunud. Et tehke mida tahate. Täitke oma töö ülesanded ja tehke mida tahate. Aga mulle ei meeldi ka, kui keegi teine ütleb mulle, mida ma olen tegema. Et töökohtas on mul alati siis läinud, kui on väga kindlad töö ülesanded, mis tuleb ära täita. Ei ole mingisuguseid ootamatuid kaldeid paremale vasakule ülesse alla, ei tea kuhu. Ja kindlasti ei ole olnud seda, mida kutsutakse mikromanageerimiseks. Et kui kõik eriti kui tuleb mikromanageerimine mängu, siis ma saan alati väga ärritun ja muutun kurvaks ja mõnikord vihaseks. Aga võim on see, mis mind ei tõmba. Ja ma ei saa aru inimesest, keda see võim väga tõmbab. Ja teine näide, mis ma võin tuua, on see, et kui nüüd mõnikord tavainimesed, abielluvad kuninglige perekonnaliikmetega ja isegi väga kõrgel asetsevate kuninglige perekonnaliikmetega, et edaspidi näiteks saavad kui abiellud kuningapojaga või printsiga, siis kunagi saab tema kuningaks ja siis see naine, kes abiellus, oli kuningannaks. Ja kui mina neid lugusid loen, siis ma alati tunnen puhast sellist õudu ja mõtlen, et issand jumal, kui õudne elu need on sees. Midagi ilusat ei ole. See on võim, mis mind ei tõmba üldse. Edasi läheb natuke raskemaks, tuleb järgmine võtta, mis ei tõmba. Ja ma arvan, et järgmine üks auto tagurdab mulle kohe peale. Ei, ta ei tagurdab mulle, ta vedas. Et järgmine on siis et kumba siis mõtta maha, kas raha või naudingud, On selge, et võib-olla tunduks mõistlikum alguses naudingud maha võtta, aga tegelikult ei ole vast selles mõttes, et kui raha on hästi palju, aga elus mingit rõõmu ei ole, see pole väga huvitav. Ja pealegi raha maha võtmine ei tähenda ju nulli minekut, see tähendab lihtsalt keskmise tasandil minekut, nii et ma võtaksin raha maha. Ja eriti palju
reisinud, eks ma tean, et lennupiletit on isegi, kui sul on väga vähe raha, et sul on tõesti väga raha, sa võid isegi kaugetel maadel reisida, kui sa oskad natuke planeerida ja vaadata ja mingid järeleandmisi teha ja nii edasi. Nii et teine on siis nagu, võtaksin kindlasti maha raha, et sellega nagu ja see viimane siis ots on selline keerulisem ja võib-olla sellest ma siis natukene räägin natukese aja pärast.